Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund algab jälle pihta 14. augusti saatega. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, minu kaassaatejuht on Tarmo Tähepõld. Millest me tänases Autotunnis räägime? Sellest, et Eestis tehakse päris palju autost hädaabikõnesid. Mitte mobiiltelefoniga, vaid auto helistab siis häirekeskusesse. Hiinlased on oma väga raske rahakoti ulatanud järjekordsele Briti legendile. Muidugi ei saa mööda sellest teemast, et meil on päris palju valges, sinises ja eravärvides autosid, mis mõõdavad rikkumisi. Kas seda on liiga palju või liiga vähe? Arutame selle kohta. Aga saate teises pooles on 2 proovisõitu, milleks esimene on BMW. Üks võiks öelda rahvaauto, võib-olla. Ja teine on üks Renault, mis ei ole nii väga rahvaauto, aga räägime sellest juba saate teises pooles. No nii, hakkame oma uudiste osaga peale. Meil on täna peale minu ja Tarmo stuudios veel üks 3. inimene külas, Kaur Ilves. Tere, Kaur! Tervist! Kaur on siis hobikorras autofänn, võiks nii öelda. Meile autokeenuse portaaliga teinud kaastöid ja proovisõite teinud. Temaga saame arutada ka nii uudiseid kui proovisõite. Aga mis võiks olla välja noppimist väärt viimasel nädalal juhtunust? Selle kohta te vist olete kõik kursis sellega, et Eestis on ka nüüd autosid palju, mis ise saavad helistada häirekeskusesse. Ja see tuli mai algusest hakkas see nõue kehtima vist, et kõik autod, mis sellel hetkel tellitakse, nendel peab olema see auto hädaabisüsteem. See ei ole luksusvarustus? Ei, see on kohustuslik, see on nagu airbag ja ABS, et see on, sa saad ise helistada, vajutades nuppu ja rääkida häirekeskusega. Või kui sealt auto paneb väga korralikult kuskile võssa, ja siis auto helistab vajadusel ka ise häirekeskus, annab teada, kus ta on, annab teada, mitu airbagi lahti on, mis asendis ta on katuse peal. No võt, ja selle muudatuse või reformi tuules siis ongi nüüd häirekeskus avaldanud, et mis on nüüd selle aastaga juhtunud. Nendele on tehtud 10 e-call teateid selle aja jooksul, kui see on siis Eestis olnud aktiivne. Aga ainult üks neist on olnud siis päriselt vajalik. Häirekeskuse esindaja planeerimisgrupi juht Martin Kajaste on see inimene. Ütles, et enamasti soovivad inimesed nuppu testida, vajutavad nuppu kogemata. Sul on uus auto, sa oled selle kätte saanud ja see on üks põnev nupp, mis on, ma ei tea, kas on see 112 kirjaga või SOS kirjaga? Ongi e-call ja minu arust roheline või punane telefon. Minul on autos SOS ja seda nuppu on vajutatud igal. Mis aasta auto sul on? 2013 lõpp. Aha. Minu esimene auto ise ostetud oli 2001 aasta Audi, kus oli sees SOS nupp ja see vaidis kohe autotelefoniga siis 112. Väga vana tehnoloogia on ju. Aga mulle tundub, et see on eksitav, kui sa paned nagu, kui see on bürokraatlik põhjus või mis iganes põhjus, sa paned selle tehnoloogia nimeks e-call. No, mida see tähendab? No, elektrooniline kõne või mingisugune, ma ei tea, mida see tähendab. Siis muidugi tekib huvi, et seal ei ole peal punane rist või 112, on e-call. Kellele siis kõne läheb, kes helistab? Ma tahaks just, ja keeruliseks teeb selle, näiteks Opelil on ju selline süsteem nagu OnStar, kus on sul põhimõtteliselt nagu isiklik assistent. Saad helistada, vabandust, et ma olen siin, ma ei tea, kus ma olen, et kas see on inimene või digitaalne? Inimene. Kas ma pean pöörama vasakule või paremale või et mul põleb autos siuke, et sa saad inimesega vestelda. Siis tahaks talle selle kaudu helistada, vajutada seda e-call nuppu, et kas assistent kuuleb? Ei häirekeskus. Ja plussis ärme välista ka lapsi, kes autos ringi askeldavad ja tahavad kõiki nuppe vajutada. No huvitav jah võib-olla nendele põhjustele süveneda, et miks siis neid nuppe vajutati, et võib-olla inimesed arvasid, et tegemist on üldse näiteks tasuta telefonikõnega, mida arvesti lähegi maha, et miks mitte. Autos on nupp, e-call, uue auto hinna sees võiks olla küll. Tegelikult tehnoloogia on ju hea, või ütleme, eks ole kiiduväärt, vaja võib olla, aga haridust on rohkem vaja. Äkki meie saade aitab ka natuke kaasa sellele, et kui te näete seda e-call nuppu või midagi nuppu, mis viitab sellele, et te saate otse helistada kuskile, seda tuleb vajutada siis, kui on vaja häirekeskusega ühendust. Aga kas ma praegult tulin selle peale, ei kontrollinud üle, kas see kõne mitte ei lähe esialgu, et see on kellelgi välja antud, kas ei olnud G4S-ile, et kõik need kõned minu teada ei ummista otse kohe häirekeskuse liini, mis peab ju loodetavasti olema kogu aeg vaba ja kättesaadav kõigile.
aga no selles mõttes, Häirekeskus ütleb, et neile tuleb otsa see. Et võib-olla on see jällegi nagu OnStar või mõne selline tootja bränditud vahelahendus, et neil on siis erateenusepakkuja on vahel, kes aitab sind häda korral. Samas see 10 ei kõla ka muidugi väga palju, kui see süsteem on toiminud juba päris mitu kuud. Ja ei ole tulnud ka... Aga mis see üks kõne oli, mis asja pärast oli? See üks kõne, selle asja pärast ja see ei olnud ka Eesti juhid, kes siis on võimelised muidu helistama Häirekeskusesse, vaid Venemaa Föderatsioonist tulnud sõiduauto, kes öösel kell 3 sai Võrumaal tal otsa kütus ja inimestel ei olnud levi Eesti võrgus mingil põhjusel. Ja ei saanud sidevahend kasutada ja võtsid siis appi auto, kes suutis helistada ja kutsuda abi, et on külm, oleme näljas, märts on käes ja tahaksime saada sooja ja siis me saadeti neile abi. No võib-olla üks asi, mida veel tuleks nagu välja öelda, et e-call võib kindlasti autos sees olla, aga ärge usaldage ainult tehnoloogiat, et kui ikkagi auto on kraavi lähed ja keegi viga saanud, et ärge usaldage seda, et auto nüüd sellest teeb kõne, kutsub parameedikud kohale, võib-olla paneb lahase ka, et helistage ise alati igal juhul üle. Täpselt. Räägime korra veel uudistest maailmas, mis on toimumas. Lootus on üks Briti Lootus on lootust. Lootus on lootust. Miks neil lootust on? Lootus, nüüd see sõnamäng jätkub. Lootuse seis ei olnudki nii lootusetu, aga hiinlased on Geely siis firma, kes hiljuti omandas ka 10% Daimleri korporatsioonist. Et on tulnud nüüd 1,5 miljardilise rahapakiga Lootuse ukse taha. Mis selle Lootuse probleem on? Miks neil niisugust rahapakki vaja on? Käib alla või? Ei käi alla, tahavad linnamaasturit teha. Ai, muidu, kes ei tahaks? Lootusel on plaan jah, ta on praegult ju ikkagi väga spetsiifiline autotootja, mis toodab põhimõtteliselt hästi palju erinevaid versioone oma peaaegu et ühest autost. Mis on see väike jah, Lootuse Liise, Lootuse Exige, jah, et hästi hea sõiduauto, kindlasti selline ringradadel käimine, terav, tõeline nagu sõit ja rõõm. Aga ilmselgelt sellega väga kaugele ei purjata. Eriti mujal Euroopa turul ta ei ole, nagu meil siin Eestiski otse üle tee koos Lamborghiniga neid müüakse, aga Eesti tänavatel sa vist näed isegi rohkem Lamborghinisid kui Lootuseid. Pigem jah. Lootus on haruldane auto Eestis, aga ometi on juba ammu tegelikult nad hiinlaste omanduses, et 51% omab Geely sellest Lootusest. Ja tahetakse ikkagi arendada, sest et mida nende markide puhul ju kindlasti ostetakse, ongi see bränd. Et kui hiinlastel on hästi raske tulla oma nende maasturitega, mis lähevad aina paremaks, aga ikkagi tohutu vaev on tulla Euroopa turule hakata müüma Hiina nimega või See on jah parim tõestus selle kohta, kui palju bränd loeb, on see, et mida hiinlased teevad. Nad ei pane ju selle alla raha, et meil turundada oma Geelyt ja neid teisi, vaid aga ostad Lootuse, paned raha sisse, nad saavad valmis linnamaasturi, jätkavad sportauto tootmist ja loodetavasti läheb kõik hästi. Ajalooliselt on ju Briti autofirma olnud, aga ma saan aru, et Lootusel on ikkagi tehased ja töö ikkagi Suurbritannias. Ja ikka põhiliselt UK-s, et ma mõtlengi, et tegelikult see natuke jälle selline eesmärk püüdseb abinõu lähenemine, et kui Lootus hakkab linnamaasturit tegema, siis tõenäoliselt sellised tulihingelised Lootuse fännid esialgu elavad ennast foorumites välja, kes saab infarkti ja kes üldse ütleb, et võib-olla ei osta kunagi enam Lootust endale. Aga tegelikult on see pilet Lootusele, et ta saaks oma mudeli valikut oluliselt laiemaks ajada kui täna. Platvormid nõuavad investeeringut ja praegu teeb seal tööd ju Jean-Marc Calais, kes on selline kõva saneerija olnud peale seda siis superstar Danny Bahari, kes lubas välja tulla 10 uue mudeliga, põletas ära miljardites raha ja peale mida üldse hiinlasi oli vaja, et Lootus nii-öelda ellu jätta. Lühidalt, mis te arvate, mis Lootusest võiks saada? Eesti autoturu tundi jaoks, kuhu ta võiks tunduselt jõuda? Kas ta jõuab kuskilt? Ta on üsna väikses nišis praegu. Ma arvan, ta on selline Alfa Romeo tüüpi auto, et fänn ostab ja kui tuleb linnamaastur, siis ostab ka see, kes tahab erineda. Et Eestis ta kindlasti mingit olulist tähtsust peale seda omama ei hakka, kui ka need linnamaasturid tulevad, aga valik suureneb. Ja nagu Porsche puhul oli näha, kui tuli Panamera ja Cayenne, samamoodi kõik nutsid. Aga nüüd on populaarsem mudel. Sest kõik nägid, et 911 tootmine jätkus ja väga edukalt ja väga palju erinevaid mudeleid. See on tõsi jah, et ega nagu ma kirjutasin ka, et ega mulle linnamaasturid ei meeldi ühest küljest, aga majanduslikult on neil väga suur põhjus sees, et miks neid toodetakse. Et see aitab elujõulistel väikestel sportautodel püsida elujõulistena. Et autofännidel on natukene tihti raske mõista, et auto tootmine on äri. Et samamoodi, kui BMW teeb esiveolise mahtuniversaali, siis las ta teeb. Kui nende majandusmehed arvutasid, majandusinimesed arvutasid välja,
et see on vajalik, no las nad teevad, sa ära osta seda lihtsalt, aga ta võib ju seal olla. Ei, ma arvan, et see on hea uudis, et ja tegelikult ma kujutan ette, et see Lootuse nii-öelda kuvandile hoopis võib-olla väike linnamaastur elavdab seda ja võib-olla leiab Lootus üles ka inimesi, kes varem ei ole Lootusega mõelnud sõita. See lootus meil on. See lootus. Ja lähme siit väiksele pausile. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. No nii, Autotund jätkub uudistega eelmisest nädalast kodukamaralt. Kõige selline vastuolulisem teema on see, et Eestis on politsei ja piirivalveamet hakanud väga tugevat järelevalvet tegema. Nad on augustis alustanud sellist nagu mitme tahuga kampaaniat. Esiteks see, et väga selgelt kommunikeeritakse liiklejatele. Näete, meie valvame täna liiklusohutust ja reeglite jälgimist siin kohas. Neid punkte on palju. Isegi kui sa ei jälgi meediat või sotsiaalmeediat, kus see politsei nende asju teatab, isegi siis sõites Eestis ringi on nagu väga palju rohkem märgata politseid, liikluspolitseid ja kontrollitakse ka väga rangelt rikkumisi. Tartu maanteel tehti siis selline kampaania, kas võib olla kampaania või selline ütleme siis lööktöö korras vaadati, et registreerime ära ka need rikkumised, mis on väga väikesed, aga ikkagi seaduse rikkumine. Ja tulemusi on ka ja erinevaid arvamusi. Esiteks, kuidas teile nagu head saatekaaslased on see silma jäänud? Kas ainult meediast lugedes või olete te näinud oma silmaga ka, et on politsei väljas? On, selles mõttes, et ma olen tähele pannud, et nagu politsei on nähtavam olnud, sest ma olin juulis puhkusel ja tegelikult juba enne seda oli näha, et patrulle on ja liigub ja üle 10 aasta mul õnnestus ka ühe sellise patrulliga kokku puutuda, Haapsalus üritasin praami peale saada, viimane väljasõit, ületasin kiirust ja äärmiselt meeldiv kohtumine oli, sellepärast, et peeti kinni, öeldi, et no kes see siis sõidab 67-50 alas. Ja sellega mul vestlus lõppes. See väga pikalt meelde, pigem nagu positiivse näitena, et kui olukord ei ole ohtlik otseselt, inimene on ületanud, koputa korraks südametunnistusele ja ta on edaspidi parem liikuja. See, mis Tartu maanteel toimus, selle kohta mul on oma arvamus, aga äkki Tarmo tahab veel ka vahepeal kommenteerida. Ei, ma tahan kinnitada, et politsei on väljas, seda näitab, ma Kauri kohtumist politseiga ei teadnud, et praeguseks on suurem osa autogeeniuse toimetusest viimase 6 aja jooksul politseiga kohtunud, kes rohkemate, kes väiksemate kuludega, et protsentuaalselt ma ütleks, et suurem osa meist. Kas see on väga huvitav, aga ma olen saanud ka tagasisidet meie kuulajatelt, headelt inimestelt, palju ütlevad, et toetasin jällegi politsei või Eesti riiki, maksin oma trahvi ära, sest rikkusin. Ühesõnaga tundub selline mitteteaduslik uuring, mis me siin teeme, küsime inimestelt, tundub, et seda on näha, seda on tunda, politsei on rohkem. Tõsi on, mis te arvate, on seda vaja või? See küsimus, kas on seda vaja, et kas Eestis on olukord nii hull, et teha selline lauskampaania, ikkagi kogu aeg on politsei väljas? Politsei peab olema nähtav. Küsimus on nagu selles, et kui ta juba nähtav on, ma arvan, et see on juba ainult hästi liiklusele. Aga järgmine on see, et mida sa siis teed, kui sa nüüd Tartu maanteel 12 tundi järjest mõõdad ja mis need esialgsed andmed olid, et neljapäeval võeti kinni siis 26 autojuhti või oli rohkem. Et ehk siis see nagu keskmiselt tähendab 2 autojuhti tunnis, teades seda liikluskoormust, tähendab seda, et sul on umbes 200 auto kohta 1 on siis see, kes on problemaatiline. Et kas see tegelikult on probleem või see vastupidi näitab seda, et meil on tegelikult liikluse kõik korras? See oli tulemus, et ma siin vaatan ühte uudist, et neljapäevase mõõtmise järel öeldi, et Tallinn-Tartu maantee Harjumaa osas, kus on siis teatavasti 4 sõidurada, karistati 8 juhti ja lisaks kutsuti veel Järvamaal politseisse 13 juhti ja rohkem siin numbreid ja lisaks hoiatati 30 juhti. Need rikkumisi oli nagu 21 pluss veel 30 saidi hoiatuse ja 1 oli kriminaalses joobes, mis on väga halb, aga tõesti, kui sa mõtled protsentuaalselt, siis ilmselt ei ole see olukord katastroofiline, nagu või mõnele tunduda. No tegelikult on see, et selle aja jooksul, kui eeldad, et 80% liiklusest toimub sul päevasel ajal, ehk siis 10-10, on sul umbes 5500 autot liikluses. Et kui selle peale 50 on välja korjatud, siis me räägime siin millest nagu protsendist. Ja nüüd peaks vaja lihtsalt mõõtmist, kus ei hoiatata, et nad on väljas meedias tükk aega. Jah, võib-olla küll, jah. Aga ometi on see ju hea. See on hea, et on vähe. Tõetab, liiklus on turvaline. Inimesed käituvad hästi. No teine asi on see, et kas inimesed käitusid enne nagu väga koledalt, et Tartu maanteel, ja teine ja muidugi natuke minu jaoks on see fookuse teema, et kiirus on alati on see teeman, millega võidelda. Sellepärast, et teda on lihtne mõõta,
teda on raske vaidlustada ja sul on konkreetne trahv on sellest ette nähtud. Aga palju keerulisem on mõõta seda, et mida ma tegelikult tahaks teada, et kas kui palju peeti kinni sellised autojuhti, kes sõitsid näiteks 75-80-ga, vedasid enda järele näiteks 10 autokolonni, milles siis nagu kogu seltskond 100-200 autot tegid pärast ohtlikke möödasõite. Seadus ei keela sõita aeglasemalt, aga seadus keelab takistada liiklust. Seadus keelab jah, tegelikult on õigus ja põhjus kutsuda politsei, kui on selline olukord, kus keegi saab aeglaselt ühe rajaga maanteel ja ei lase mööda teisi. No, pigem on see, ma kujutan ette, et väga halva, inimesed ei ole tegelikult pahatahtlikud, aga äkki on küsimus sellises jällegi heades tavades, et mina ütlesin ka, et täitsa okei on, sest kui tahad sõida aeglasemalt, mis sõidan ka vahel aeglasemalt. Aga siis on see, et siis ma jälgin, mis selja taga toimub, 10 autot on sabas. Ma tõmban kõrvale, nii palju ikka ruumi leiad, tõmbad korraks nagu kõrvale, kas või isegi peatan auto kinni. Ma sõitsin käruga maale, vaatasin 3 autot on taga, tee on kitsas, no mis ma teen, tõmbasin teepeennad, lasin need mööda. Vaat see on see, millest räägid, on, et üks asi, mis liiklusreegel, liiklusseaduses on sõna-sõnalt kirjas, aga teine on see, kuidas on hea tava liikluses käituda. Ja seda kohtab tihti ka seal, kus on ruumi ehk 4-realisel maanteel, inimesed sõidavad vasakus reas. Kes tuleb Saksamaalt oma autoga Eestisse, see ei jõua ära imestada, et mis toimub. Et kui sa vähegi oled läänes sõitnud kiirteel, siis sa tead, et sa ei jää kunagi sinna vasakule. Mine kohe paremale tagasi, kui on vaba maa. Eestis sellega liikluskasvatust nagu ei ole. Jah, ja ma natuke uurisin seda liikluskasvatuse teemat ka, et on olemas igasugused kõlavad programmid, mida siis nii-öelda Maanteeamet peab vedama, strateegilised arengukavad ja kõik see. Aga kui vaadata, mida autokoolid õpetavad, et siis ikkagi valdavalt ju keskendutakse sellele, et millised on reeglid ja kuidas õpetada õpilane niimoodi sõita, et riiklikul eksamil läbi saaks. Et aga miks mitte võtta programmi natuke ka häid kirjutamata tavasi liikluses, liikluskultuuri, sellest, et näiteks see, et on okei nagu lasta inimesed vahepeal mööda, on okei inimesi tänada, kes siis tänab siis, ma ei tea, ohutulede paar vilgutust, kes annab sellest uuesti märku nagu korraks vilgutades kaugtulesid, sellised kirjutamata head reeglid või nagu samamoodi nagu see, et kui sõidad maanteel väljas, see teine rida on tegelikult selleks, et sa sõidad seal kiiremini. Indrek Madar on siin ka kommenteeritud olukorda, et rikkumine, seda tuleb karistada, aga see ei pea tihti olema trahvad, võiks mõelda ka teisi meetodeid, näiteks saata inimene koolitusele. No teeme nii-öelda lahti ütluse, kõik saaks aru, muidugi Indrek Madar on autokooli ise autosõitjuhatuse liige ja autokooli juht, temal ma saan aru tema taustamõtet, aga sellel on ka sisuline täitsa iva olemas, et sa ei valida saad, et sa ei võta seda trahvi, vaid sa käid näiteks, tema pakkus, et lähed mõndasse kaubanduskeskuse parklas asuvasse simulaatorisse, kus näidatakse, mis suga juhtub, kui sa oled rohkem pilguga telefonis kui teel ja kuidas su reageerimisaeg on. Kasutada selliseid pehmeid meetodeid inimeste harimiseks. Sa saad valida, et kui sa nüüd trahvi asemel võtta koolitus, käi mingi järelkoolitusel mingisugusel harimisel, siis sa ei pea maksma trahvi. See võiks olla hea. No just jah, et selle kampaania puhul, nagu Kaur ütles, et fookus oli kiirus. Aga õnnetused juhtuvad pigem möödasõidul ja tähelepandamatusest, hoolimatusest, aga nüüd võeti lihtsalt see 7 kilti ületanu, peeti kinni ja räägiti taga juttu, et ära ületa 7 kilomeetrit tunnis, aga see ju tegelikult ei põhjusta õnnetusi. Aga see on ju hea. Mina ütlen, aga siis on hea, siis on korras, väga hea, et see ei põhjusta. Ja ma ütlen endiselt, nagu, et vaadates natuke kultuuri poolt, et Saksamaa statistika ütleb seda, et kui see panna nagu suhteliselt numbritesse, siis Eestis me võiksime, kui me tahaks olla sama ajad kui sakslased, siis me üle 50 liiklussurma aastas tegelikult meil ei tohiks olla. Number 50 on meil juba käes ja meil on tegelikult peaaegu pool aastat minna. Ja kui öelda nüüd seda, et kiirus on see, mis selle põhjustab, siis ei saa ju olla tõsi, sest Saksamaal ilmselgelt sõidetakse väga palju kiiremini. Natuke veel numbreid. Euroopa Liidu Transpordiameti kodulehel on olemas uurimus, et kuidas põhjustab siis nii-öelda keskmisest liikluskiirusest erineva kiirusega sõitev auto avarii tõenäosuse kasvu. Linnakiirusel on see kasv kolossaalne. No ütleme, et kui kõik sõidavad 50-ga ja keegi põrutab 70-ga, siis on ütleme, umbes 30-40% suurem tõenäoliselt, et mingi jama korraldatakse. Maantee peal on see hoopis teissugune. Kui sa sõidad 20 kilomeetrit kiiremini kui üldine liiklusvoog, siis on ainult paar protsenti siia-sinna. Mis tähendab, tegelikult peaks ju andma politseile selge sõnumi. Tegele kiirusega linnas, tegele kiirusega seal, kus inimesed, jalgratturid, lapsed, emad lastekärudega võivad autoga pihta saada. Mitte Tallinn-Tartu maanteel, kus tegelikult enamus voogu sõidab normaalse kiirusega. Ja see on ka palju mõtteainet selleks teemaks. Meie aeg on uudistus läbi saanud, aga teema on selline meil juurde, tuleme veel kindlasti tagasi. Lähme siit pausile. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. No nii, proovisõidud on autotunni formaadi osa.
me käime, proovime uuemaid, põnevamaid sõidukeid, ka tavalisemaid, sellepärast et autotund on mõeldud ka nendele, kes keeravad rooli ja ei ole tingimata autosportlased, autofännid, aga tahavad, kellel päris ükskõik ka ei ole, millega sõidavad. Meil on täna siin 2 autot proovisõidus olnud ära. Kaur, sina sõitsid, esiteks võtame ette BMW. Meil on erinevaid BMW-sid proovisõidus olnud, aga sul oli minu jaoks väga põnev mudel, mis neil on rivis olnud, see on BMW, siis esimese seeria auto. Ja täpsema mudeli nimetusega 118i. Kas sellest tuli välja uus mudel? Tegelikult peab ütlema, et sellest ei ole väljas veel uut mudelit, kuigi nii-öelda esimene seeria 2 aastat tagasi läbis siis mudeli uuenduse ja ma küsisin ka seda BMW-st, et kas on plaanis midagi, et nad ei täpsustanud. No, kindlasti on sellest tulemas välja uus mudel, sellepärast et kui vaadata Euroopa statistikat, siis ta on selgelt populaarne auto nii-öelda kompaktsete luukpärade osas. Aga autost endast, et miks ma üldse sellise auto võtsin või miks ma olen praegu sõitnud selliste autodega autogeenuse jaoks, mida ma edasi kavatsen sõita, on see, et mulle meeldib see filosoofia, et auto ei pea olema tingimata, ta ei peaks olema liiga suur, temaga võiks olla lõbus sõita, ta ei pea olema tingimata ka väga võimas. Aga ta peaks olema selline, et sa istud sisse, see on hommikul nagu surakas espressot, et annab sulle selle hea tuju, sõidad tööle, sul on hea olla, sa ei löö naabri kassi ja sa oled üldse muidu parem inimene. Väga hea, ma jagan seda filosoofiat täpselt nii kassi osas kui ka selles, et väiksed autod on väga lahedad, mitte alati kõigeks, aga väga paljuski ja kui nad on piisavalt surakad, siis on. Ja see esimese seeria BMW, kes nüüd võib-olla midagi ei tea BMW-dest, sest see on nende mitte kõige väiksem üldse vist. Aga ikkagi, või on kõige väiksem üldse? Kõige väiksem, edasi on juba Z-Roadsterid ja sportautod. Jah, ta on ikka kõige väiksem. Kõige väiksem, luukpära, ikkagi 4 ust, eks? Jaa, 5 ust. No 5 ust siis jah, et teda on võimalik saada tegelikult ka nii-öelda 3-ukselisena, et kupeena, aga selgelt enamus mudelites, mis ostetakse 5. Ja kellele ta mõeldud? Siuke väike linna auto või? Kas sinna mahub 4 inimest sisse reaalselt? Vot see oli hea küsimus, sellepärast, et kui esimene seeria kõigepealt välja tuli, et ma nagu lühidalt selgitasin ka, et ta on uks BMW tagajuhtivate autode maailma. Ja ütleme, kuni aastani 2011 oli selleks ukseks neile 3. seeria, aga 3. seeria oli ikkagi piisavalt kallis, et paljud ei saada endale seda lubada. Siis toodi välja esimene seeria, mis ei näinud, ütleme, esimese versioonis just nagu kõige atraktiivsem välja ja lisaks tal ei olnud tegelikult tagajalgaruumi, et see oli auto nagu 2 inimesele. Nüüd on seda parandatud, et kui ma enda registmis sättisin, ligi 1,90 m, siis tagaistmel on võimalik istuda, ütleme 4 inimest saab ta ka sõidetud, aga kindlasti mitte väga pikki distantsia. Aga samal ajal, kui sul on 2 last ja pere, on ta täitsa nagu mõistlik auto selleks, et ka veel asjad sisse pakkida ja minna kuskil linnast välja. Ja samal ajal linnas on ta sellepärast hea, et ta on väike, ta on vilgaste, ta on lihtne parkida, tal on hea mootor, kuigi ma lootsin nagu mootorit saada veidi suuremale testisõiduks, mida loomulikult neil ei olnud, aga siis ma proovisin ära 3-silindriline 140 hobujõudu peaaegu, väga hästi saab hakkama. Ütleme automaatkastiga, et toimetab sujuvalt, kütusekulu on ka täitsa mõistlik, et ma ei näe põhjust, et miks peaks seda autot tingimata ostma diislina. Et kuigi ma tean, et eestlastel on selline diislihullus, et siis pigem mõelda selle peale, et ta käivitub talvel suvalise temperatuuriga, sul ei ole diisliga seotud probleeme ja liigub väga hästi edasi. Kas seda nüüd Eestis, seda väikest esimese seeria masinat on saatavalt, igas valikus on sul seal bensiin, diisel, tagavedu, nelikvedu? Nelikveolisena seda autot ei saa, seda saab ikkagi tagaveolisena. Kui ma nüüd just nagu väga reegelt eksi, aga on olemas jah, suur valik bensiinimootoreid ja suur valik diiselmootoreid, aga põhiline on selle auto juures ikkagi see, et kui sa oled siiamaani varem sõitnud esirattaveolistega, sa istud korra sinna sisse, sa teed esimesed 200 meetrit ära, võtad paar kurvi, siis sa saad aru, miks tegelikult on tagavedu õige. Kas sa saad, väga põnev koht meie autotunni saate ajaloos, kas me saame raadiokuulajale sõnadega läbi raadioeetri seda tunnet kirjeldada või mis see on teistmoodi, kui autol mitte libeda peal, mitte lumes kuskil, vaid tavaliselt, ütleme sportlikumad sõites tagavedu, mis teed teistmoodi? Ta teeb teistmoodi, et hoiad roolist kõvemini kinni ja see esimene hetk, kui sa hakkad kurvis näiteks kõvasti gaasi andma, siis on selge, et esivedu paneb esiratastele lisakoormus ja tunned seda, kui rool hakkab sul käes nagu natukene rabelema, ei ole midagi päris õiget, et see roolitunnetus ei ole sul lihtsalt puhas.
tagaratteveo on see, et kui sa keerad sinna kurvi sisse, siis on see esiots on täiesti puhas igast segavast faktorist. See on nagu kardiga sõitmine, kardi ka tagarattad teavad, esirattad roolivad. Sõnades on seda raske edasi anda, minge proovige. Ja lihtsalt kuskil ohutuskohas. Esiveolisel peavad esirattad tegema 2 asja korraga. Pöörama ja vedama. Ja üks kahest peab lõpuks võitma. Et ta ei... Muidugi on hästi häid tänapäeval juba elektroonikat, süsteemi, mis muud kui seda vähendab. Aga multitasking. Aga see muidugi tähendab tegelikult seda jälle, et ei ole olemas väga ägedaid esirattaveolisi autosi ka. Ja tänapäeval tegelikult õige oleks öelda, et väga halba autot üldse ei ole tegelikult olemas, et me räägime mingitest nüanssidest võib-olla siit. Kas me räägime ühest väga heast esiveolisest võib-olla mõne minuti pärast teise proovisõiduna. Aga see BMW, mis ta siis ikkagi on? Sa ütlesid, sinu jutturigi kõlab, et ta piisavalt suur, et sinna mahub kogu pere juba ära ka, tagavedu on ka mõnus. Kus tal siis puudujääk tekib? Kas ta on ikkagi väiksus on või millest ta nagu enam ei vea välja? No tegelikult jah, oleme ausad, et kui sul on pere ja 2 ikkagi sellist juba teismeeas lastet, et siis ta on natuke väike selle jaoks. Et kui on kasvavad lapsed, et siis ta on okei. Ta oleks hea, kui sa valid endale näiteks mingit luupera, siis mine proovi seda. Et kui niikuinii on agendas osta endale, kas ma ei tea, siin Golf või mõni Seati mudel või Škoda, kui on seda raha rohkem ja tahad teada, mida tegelikult tagarattavedu teha võib, siis mine katseta, vaata, kuidas see sulle sobib. Ja loomulikult on see, et ergonoomika, et kui mõnes autos on nii, et sa ei leia mitte kunagi üles, mida mingi nupp teeb või kus ta on, et siis BMW-s on need asjad kindlalt, ütleme generatsioonide kaupa väga hästi paigas. Ma võtsin huvi pärast lahti ka hinnakirja vaatasin ja tõesti, et see on vist kõige soodsam hinnaga, millega uue BMW kätte saab. Et siin hakkab kõige nõrgema mootoriga 1.6 on siis seal on mudel on alla 30 000, 27 400 eurot on selle VM, mis on muidugi väikeste luuperade maailmas kallis on ju. Ta on väga kallis tegelikult, ma olen nõus sellega. Et aga samal ajal on see, et kui panna sinna kõrvale nüüd nagu see sportlikkuse aspekt, et siis ei ole selles autoklassis ei ole ühtegi tagarattaveolist autot, punkt. Nii lihtne see ongi. Kui sa ütlesid selle saatelõigu alguses, et võib-olla on oodata mudeli uuendustele. Kas sa nägid ise sõites ka, et mida nagu võiks kaasajastada, mille järgi oleks tundnud puudust? No tegelikult jah, et mu ajalugu lähebki väga palju tagasi ainult tagarattaveoliste autodega ja ma olin natuke üllatunud, et see roolitunnetus võiks olla nagu törts puhtam. Aga see on selline, see on nagu natuke siuke veini degusteerimine, et juba läheb jutt selliseks, et kes ei ole kunagi varem tagarattaveolisi sõitnud, et see on lihtsalt suurepärane auto, aga natuke roolitunnetus ja teine asi, mida oleks veel tahtnud, et ta oli üllatavalt mugav oma standardvedrustusega, aga samal ajal jälle piisavalt sportlik, et sa saad, kui sul tekib see tunne, pere ei ole peal, siis sa võid teda loopida nagu kaltsunukku nagu kuskil teede vahel ringi. Et võib-olla oleks natuke veel isegi nagu tahtnud esiotsa konkreetsust juurde saada, aga see on jällegi siuke nagu veini degusteerimine, et muidu täiesti super masin. Selge, see oli siis proovisõit BMW esimese seeria 1.8 täpselt öeldes mudeliga. Aga me teeme seda väikse pausi ja siis räägime ühest sõidukist veel. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. No nii, autotund jätkub me teine sõiduk tänase saates, mida oli prooviks, on üks Renault. Ja Renault võib-olla ei tekita esmapilgul tavalises autojuhis seda tunnet, et tegu võiks olla väga sportliku autoga. Pigem selline usaldusväärne, mõistlik, hea valik, tuttav, suur Euroopa tootja. Sina käisid sõitmas uue Renault Meganiga. Jah, Meganiga, aga peab täpsustama, et see on nagu päris tavaline Megane, et oli Megani kõige sportlikum mudel, Megane RS. See on siis samuti 4-ukseline, praktiline, sportlik luukpära. See on uus, väga uus. See on uus, see on värske, see on 2018 aasta mudel, 4. generatsioon RS-idest ja esimest korda, kui fookusesse on pandud, ütleme, lisaks puhtale, teravale sportlikkusele ka igapäevane praktilisus ja kasutatavus mugavus. Et ta oli väga võimas, 280 hobujõudu, mis käisid läbi esimeste rataste, mis ausalt öeldes nagu alguses tekitas mul väga suure kahtluse, et kuidas ta üldse sellega hakkama saab. Ja mis veel oli minu jaoks kõige üllatavam selle auto puhul see, et tal ei olnud nii-öelda seda adaptiivset vedrustust, et tihti on sportlikel autodel see, et sa saad seda vedrustust siis keerata nagu kas hästi jäigaks ringraja jaoks või siis nagu hästi mugavaks, et sõita. Renault oli valmis selle tee, et mingid valikud kasutajal ei ole.
ja siis ma nagu kartsin seda, et no selge, et nad on mingi järjekordse rula ehitanud, sellega on lahe nagu Nürburgringil põrutada alla 8-minutiline aeg, Hondale koht kätte näidata, asi tehtud ja siis kasutajad linnas kurdavad seal, ma ei tea, katkiste hammaste ja valutavad selgad üle. Et tegelikult see kompromiss oli täitsa okei. Et ta oli väga nutikalt tehtud, ainukene seeria tootmises olev auto peale Porsche teatavad RS mudelite, mida mina tean, kus nad kasutavad Amordis sükast nutikat tehnoloogiat, et ehk, et kui asi põhja käib, siis ei võta sind vastu mitte nagu tavapärane süke kummipuks, mis välistab kalliste asjade katki minemise, vaid seal on hydrauliline lahendus. Et see kui kirjeldada seda tunnet, see on umbes sama, tead nagu hüpata selg ees, ma arvan, mingisugusesse siirupit täis basseini, et alguses on süke nagu väga konkreetne vastuvõtmine, aga sul selline hästi pehme ja konkreetne püüdmine toimub seal ühel hetkel. Kihvt auto oli, jah. Ja tead, sellest Renault'st üks BMW puhul võib-olla ma kujutame ette, et milline ta välja näeb ja esimene seeria on tuntud ka, aga see Renault Megane uus, mina olen pilte vaadanud, ma ei ole seda sõitnud, aga see näeb välja juba täitsa nagu väljanägija, siuke iludus, mina kiidan nagu, et eriti tagantpoolt ikka Renault on väga palju pannud selle disaini. Jah, aga sa vaatad, eks ju kollase Renault pilte ka, et kui sa nüüd sõitsid halliga? Aga kui keegi selle hallina telliks, siis ilmselt sa ei tunneks. Ärge telliga halliga, elu on värviline nagu. Kus siis mina olen just vastupidi, et paljud unistavad siin punasest Ferrarist, ma olen eluaeg unistanud tumehallist Porschest, et pigem nagu, ma hindan, mida ma ütlesin, kirjutasin ka, et ma hindan sportlik luukpär on sellepärast lahe auto, et tal on selline aatomiku efekt natukene, et ta peidab oma neid võimed ja jõudu, ta ei karju kõva häälega, et mul on siin nagu ambitsioon rajarekordid lüüa. Vaid, et ta on just, et ta on siukene, et sa vaatad täitsa tavaline auto, aga siis võtta ühel hetkel, kui lähed sinna Audru ringrajale ja siis on ühel hetkel on suured nagu BMW M3 on hädas sellega. Püsti hädas, ei saa vastu ja miks nad ei saa, siis ta on kergem. Sest see on hea valem tõesti, et näeb välja suke nagu väike pere, väike sõiduk on ju. Siis Civic Type R võiks hallina ka võtta ja see paistab ikka silma, et see on väga kiire ja karm auto. Aga kui sa nüüd siin Tallinna lähistel sõites, et mina olen ka selle RS-iga sõitnud, mina sain sõita tervelt 3 ringi Poolas ringrajal, kus esimene oli soojendus, siis oli üks kiire ring ja siis oli juba tuli maha tulla. Ja öeldi, ma teadsin, et seal on see 4 ratta pööramine, et tagumised ka pööravad. Aga ega mulle ei öeldud, kuidas ma seda tunnen ja mina tundsin seda niimoodi, et iga kord, kui tuli järsem kurv, sõitsime instruktori järel ja mul oli kogu aeg selline tunne, see läheb mul kohe käest ära. Pärast mulle öeldi, et see oligi, see tagarattad pöörasid ja tõstsid nagu tagaosa õigesse kohta. Aga minul oli käed värises, mõtlesin, et ma sõidan niimoodi oskuste piiril praegult. Juba libiseb. No, see on, ma ütleks, et tegelikult jah, et natukene võib-olla see for control, mis seal tõesti sees on, et ta natuke võib-olla müügitrikk, et ta on nii pädev auto, et ta tegelikult ei vajaks seda. Aga paljudel on ja see aitab kindlasti müüa, aga see võib ka olla täitsa ohtlik, sellepärast, et kui kasutada seda seades reis, tähendab seda, et rattad pööravad vastassuunas kuni kiirus on 100 km tunnis. Mis tähendab, see on täitsa normaalne, kui te sõitsite seal rajal, et siis ta viskabki tagumiku paigast ära. Et kui panna normaalseadesse, siis ta nagu 50 alates pöörab samas suunas, siis ta peaks olema stabiilsem. Kuigi ma ütlen ausalt, et ühe tee peal, kus me siin Tallinna lähedal sõitsime, 100 km tunnis see saba läks ka minul käest ära. Aga tavarežiimis ütlesid, et tagarattad keeravad samas suunas kui esirattad, jah? Nad pööravad kuni kiiruseni 50 km tunnis samas suunas, siis ta nagu panada manööverdamist, et näiteks parklas tekkis selline tunne, nagu sa juhiksid ostukäru kuskil rimis, et keerasin ja siis keegi nagu viis tagumiku ümber nurga kuidagi sujuvalt. Ma juba visualiseerin seda ja see näeb väga huvitav välja, et kõik nii rattad pööravad samas suunas. Kraad on vist 1 või 2 kraadi. 1 kraadi samas suunas, aga kuni 2,7 vastas suunas. Et see tähendab seda, et ikkagi kui sa aeglaselt keerad, siis on nagu selline tunne nagu, ma ei oska öelda, nagu rulaga sõites, et keeravad mõlemad pooled. Sul on nüüd võimalus ise endaga mõnusasti vaielda, et me rääksime ennem sellest, miks tagavedu on, mis selle eelised on ja kuidas esirattastele juba ainult pööramistöö ja tagarattad lükkavad siis autod edasi. Nüüd sõitsid väga võimsa esiviolisega. Kuidas sa kokku võtaksid selle, kas see esivioline sobib väga võimsana selliseks sportlikuks sõiduks või on tagavedu ikkagi see parem? Tegelikult on ta, paljud asjad on elus maitse asjad ja võimas esirattavedu omab seda eelist tagarattaveo sees, et tal ei ole kogu seda metalli vaja kaasa vedada, mida sul on tagarattaveo jaoks vaja. Ehk siis kardaani, korraliku tifrit kuskil tagasilla peal, mis tähendab seda, et nende autod on kergemad. Ja tänapäeval on nad ehitatud ka niimoodi, et temaga on väga-väga lahe sõita, isegi kui sa ei krigista seal seda refi, vaid seal kuskil niimoodi mõnusalt tempo üles, sa oled teega rütmis, need on super hea juhitav, see on uskumatu,
võrdluseks ütleme küll, noh, Megane RS on selgelt selle orienteeritusega, et ta lubab rajal imesid teha. Golf GTI Mark 7 on selline oluliselt niimoodi pehmemate nurkadega, millega mõnus linnas sõita, aga ringrajal ta ei ole enam nii terav. Ja ka see Megane RS tegelikult ta jääb natuke hätta, et kui sa ikkagi lähed tõsiselt sinna gaasipedaali kallale, et siis märjas on esiotsaga on sõda ikkagi lahti ja sa pead selleks valmis olema. Sa ütlesid alguses, et ta on ka ikkagi hämmastavalt praktiline ja selline tehtud igapäevaseks sõitmiseks. Mis sa mõtled sellele, et ta vedrustus või? Pigem vedrustus, see on see, mille kaudu inimene seda autot kõige paremini igapäevaselt tajub, et kui sul on vedrustus mugav, siis sa ei pane seda tähele, kui sul vedrustus on ebamugav, siis on kõik rahul olematud, et seal nagu väga palju varianti ei ole, aga sinna panin ka poisid taha istmele, sõitsime, kõik olid rahul, naine käis ka autos korra läbi, et sa saad ilusti Tallinna tänavatel sõidetud, Peterburi teel sõitsin ka, vaatasin see vastikult trepis lõik, et kuidas ta seal on, väristab, aga mitte midagi erilist, et see ei ole mingisugune kunagine selline ma ei tea, Impreza STI progresseeruvate vedrudega, mis peksab sind nagu vasakult ja paremalt ja sa tahaks ainult välja saada, sealt on täiesti mõistlik auto. Et jällegi, perekond 2 kasva lapsega, kui sa otsid endale teist ägedat autot, miks mitte? Sellepärast, et ütleme, sama võimast tagaveolist otsida on, siis sa pead selgelt vaatama mingid kasutatud autosid juba. Jah, sest selle hind me jõuamegi, hakkab seal, põhimõtteliselt lõpeb seal, kus BMW praegult hakkas. 28 000 juures. Siis see on siis täisvarustusega mudel kõik? 28 ei olnud täisvarustus. Ei olnud ja see oli sealt hakkab. Sealt hakkab ikka. Ja selle upitad kuskile võibolla 35 000. Ja midagi sellist, et aga palju on ka sellist varustust, mida sa tingimata ei pea võtma sinna, et nii-öelda head-up seal displeid ja muud. Ja nüüd tuleb sellest kohe natukene võimsam versioon välja. Võiks tulla, see on Trophy, 300 hobujõudu. Ja ilmselt nad lähevad siis ka Honda Type R-i seal Nürburgringile ehmatama. Jah, et see on selleks tehtud auto siis. Meie saate aeg ongi läbi saanud, kõvasti põnevaid sõidukeid läbi proovitud, kuumi teemasid, mida arutada ja aitäh, et olite meiega, aitäh kõikidele saate osalistele ja Autotund on tagasi järgmisel nädalal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.